Tere tulemast Ali järjekordsesse saatesse. Podcast Ärkavale inimesele on siis minu saate selline põhikandev idee. Ärkavale inimesele saated, teemad, inimesed, külalised ja isegi kohad ärkavale inimesele. Täna esimest korda toimub siis saade sellises kohas nagu kohvik Kringel. See on siin uue maailma, ma ei teagi, kas siis nüüd alguses või lõpus, oleneb kust poolt tulla, numbri järgi lõpus, Koidu 102, kohvik Kringel siin uues maailmas. Tegemist on täis vegan kohvikuga ja ma pean ütlema, et siin on nii maitsvad toidud, et ma olen nagu heas mõttes võib-olla isegi natuke sõltuvuses nende sellest kartulisalatist ja viineripirukast. Need on klassikalised asjad, kartulisalat ja viineripirukas, kõik on vegan. Mu laps jumaldab neid toite koos minuga. Siin on hästi head suitsuporgandi paniinid, nagu nii maitsvad, nagu suitsutatud porgand. Ja igal juhul kohvik Kringel on siis täna meie asukoht ja vaatame, kuidas siis tuleb, kuidas teile meeldib, kuidas meile meeldib, kuidas mina ennast siin tunnen. Ja ma loodan, et see võiks olla üks selline koht, kus me teeme nii mõnigi kord mõnda saadet. Sest siin on kohti, kus teha on nagu erinevaid. Täna me oleme siin valinud mugavat diivani mõnusates sügistoonides. Minu kõrval istub Katrin Kivi. Tegemist on lisaks sellele, et Katrin on väga ilus naisterahvas, on ta ka väga tark, arukas ja selline tegus selles mõttes, et Katrin on joogaõpetaja. Ta on hingamisterapeut. Võib-olla sina oled kursis ka sellise Eesti joogariiete brändiga nagu Spirit Yoga. Vot Katrin on selle Spirit Yoga looja, disainer, kõik see. Lisaks sa disainid ka koolivorme, mis minu jaoks on väga minu meelest põnev, et mitte lihtsalt disainer. Sulle meeldib maalida ja sa teed ka retriite, kutsud kokku naisi ja paned neid siis endaga väekaid ühenduma. Nii et tere tulemast, Katrin. Aitäh kutsumast ja tere kõigile minu poolt. Et see oli küll vägev tutvustus, et vahel on ise ka ikkagi äge, kui keegi peegeldab ja loeb kõik need asjad nagu ette, mida sa tegelikult ka teed. Ja siis mõtled küll, et nagu vist on ikka see, et 9 ametit ja 10 on nälg, et tundub nagu nii on. Aga samas tõenäoliselt on sul nagu kõik sinu tegemised on nagu omavahel seotud ja üksteisest välja kasvanud ja toetavad üksteist, on ju. Et sul ei ole nagu täiesti ju, võib-olla see koolivormide disainimine on nagu kõige võib-olla nagu out of context, on ju, võrreldes seda joogat ja hingamist ja seda, on ju. Aga üldiselt tõenäoliselt on see hingamine tulnud koostöös joogaga ja kõik see nagu tegelikult ongi nagu ühe puu erinevad võrad lihtsalt. Just välja kasvanud nagu sellest, et kui ma olen nagu oma teadliku elu või lapsepõlvest saati nagu läinud sellel teel, et ma tahtsin saada moedisaineriks ja siis ma olen nagu sinna ka jõudnud ja seda siis ametit pidanud selline 15 aastat. Ja siis tekkiski mul selline tunne, et nii, et nüüd aitab, et ma tahan midagi muud. Et mul oli siis ka juba lapsepõlvest saadik oli mul tegelikult vaimne pool oli kogu aeg olemas, aga ma ei osanud seda kuidagi integreerida. Ja siis ma leidsin jooga enda jaoks, see oli kuskil 10 aastat tagasi ja siis ma sain aru, et et saab teha nagu trenni, eks ole, füüsilist ja siis saab selle vaimse osa sinna juurde panna ja siis see oli nagu nii paeluv, et siis ma läksingi tegelikult üldsegi lõpetasin oma töösuhte ja läksin nagu õppisin nagu joogaõpetajaks, et sealt sai alguse nagu selline areng, kus ma siis panin nagu nii-öelda kokku selle vaimse poole. Ja siis ühel hetkel oligi see, et aga joogatundi ei olnud midagi selga panna, on ju, ja siis tuli nagu luua see joogariiete bränd. Aga võib-olla ma kõigepealt räägingi sulle sellest natukesest brändist lihtsalt ette ruttavalt, et Spirit Yoga on olnud natukene pausil, kuna olid sellised üsna keerulised ajad ja ma ei teadnud, kuhu suunas nagu minna. Ja nüüd on meil, see on nagu uuesti ellu ärkamas, see on hästi põnev protsess on meil praegu käimas. Ja mul on partner ka, kellega me koos siis proovime seda uuesti ellu äratada ja tuleb ka teine nimi.
ja täitsa teine hingamine ja ta on tegelikult seotud kogu selle jutuga, mis me võib-olla täna siin räägime, selle vaimse poolega, naiselikkusega, et kuidas naist tema teekonnal toetada ja noh, just see, et me ei saa eraldada nagu, et vaimne, siis on see väline ilu, eks ole, siis on äri. Et noh, muidu me tavaliselt oleme seda teinud ja mina ka oma elus olen teinud. Aga kuidas see kõik panna kokku? Et see on nagu nii põnev väljakutse, et siis see on see kõige sellisem põnevam koht, millega ma nagu siis tegelen ka praegu lisaks sellele, et ma nagu toetan siis inimesi, see jooga ja hingamise teemad ja need ja. Sa tegeled hästi palju nagu naistega või ütleme ka nagu retriitidel on ju, tõenäoliselt enamus sul on naised seal on ju, et ja kui mul nagu oli, kui me nagu arutasime või mõtlesime, et okei, et mis see teema on, siis minul tuli täiesti siuke naise vägi. Mis sul seostub sellega, kui minul tuli lihtsalt, ongi 2 sõna, naise vägi. Kuidas sina, mis sul sellega seostub, mis sul seal sinna taha hargneb selle naise väe teemaga? No kui mõelda nagu naiste peale, et ja minu kui naise suhetest nagu naistega, et siis ma tegelikult võiks öelda, et ma olen tegelikult terve elu rohkem nautinud meeste seltskonda. Ja ma pigem nagu pelgasin seda kohta, kus on palju naisi koos. Et kuidagi tekkis nagu, noh, ma olen nagu olnud ka üldse, noh, ütleme selles rõivatööstuses või moemaailmas, siis on ju kõik on naised, eks ole. Ja siis sa nagu nopid sealt nagu seltskonnast välja nagu need üksikmehed ja siis sa poed kuidagi sinna nagu energiasse, et tahaks nagu kuidagi saada seda meesenergiat nagu rohkem. Ja kuidagi loomulikult on tulnud see, et no läbi jooga, et sulle, et ma hakkasin tegema neid jooga laagreid või siis retriite nii-öelda moodsama sõnaga öeldes, siis seal enda juures maal, Saaremaal ja tõesti, ma olen teinud neid 8 aastat ja esimeses retriidil oli küll vist 1 mees, aga siis juba tekkis see, et aga teeme ainult naistele ja siis sealt edasi on tegelikult olnudki see naiste retriit ja seal ma olen avastanud selle, kui võimas saab olla see naiste vägi ja vaata see seostabki, kui sa küsid, et kust kohast see nagu tuleb, et siis see on puhtalt mu enda kogemus sellest, kuidas kuidas saavad olla grupp naisi koos ja panna see vägi kokku ja siis see nagu eskaleerub, see võimendub. Seal ei ole konkurentsi, seal ei ole sellist ussitamist, seal ei ole nagu maha tegemist. Mingit rivaalitsemist sellistena. Paljudel on nii, minul endal kaasa arvatud on nii nagu ikkagi parajas koguses valusaid kogemusi naistega. Selles mõttes just seesama siuke reetmine, ussitamine, tagarääkimine, rivaalitsemine, selline pidev konkureerimine, õelutsemine, selline kadedus, et ja ma tean täitsa mul kooliajast on nagu nii mingid siuksed valusad mälestused või siuksed kogemused, et see usaldus naiste vastu, kui nagu õdede vastu on ikkagi päris mitmel korral korralikult pihta saanud ja olen ka mina täitsa teadlikult hoidnud ennast pigem meeste seltskonda kui naiste seltskonda. Et kuidas sellest üle saada? Kuidas jõuda sinna, et ma nagu et ma olin ühes naistegrupis ja seal me pidime tegema, seal kusjuures tuli see sama asi õhku, et oli mingi siuke suve kokkusaamine ja tuli see sama asi õhku, et see naist nagu enda avamine või nagu usaldavalt avamine selles naiste keskkonnas ja siis oli nii palju neid, kes hakkasid jagama seda, et nendel on mingi valu seoses naiste usaldamisega, ongi see reetmine ja selline, ongi nagu mitte õdedus, vaid õelus. Et kuidas sellest siis tead, minul isegi ei ole üldse sellist kogemust. Mul endal nagu ei ole, noh väga, ütleme on jah, nagu paar, noh ma olen ise selle reetmise teemaga tegelikult siin viimasel aastal ka tegelenud ja on paar sellist üksikut asja välja tulnud lapsepõlvest. Aga võib-olla sellepärast ka ei ole nagu minu selles nii-öelda loomises, selles ruumis, mis mina loon, nagu üldse sellist küsimust, et kas tekib usaldus või mitte. Et tegelikult noh, see peegelduse seadus, eks ole, et mulle nagu
noh, ma olen nagu ka 100% selle maailmavaatega, et kõik on meile peegeldus. Täpselt nagu noh, teie Andruesiga nagu väga palju seda jagate, et noh, et ma olen ka mõelnud, et vau, et nii äge, et on nagu noh, et järjest tuleb välja, eks ole, neid, kes tõesti seda maailmavaadet nagu usuvad nagu põhjani, et seal ei ole nagu noh, ütleme reegleid. Et siis tulles sinna naiste teema juurde tagasi, et miks meil, eks ole, tekivad nagu need usalduse või reetmise kriisid on ju, et ikka selleks, et näidata sinu koha sees ära nagu need kohad, et kus sul on nagu on aktiivne. Jaa, et kus siis tuleb nagu see lahendada ja välja tuua. Ja samamoodi, kui selles naiste retriidis see asi tekib, et siis on see parim koht, kus sellest rääkida ja tuua välja, aga nüüd oleneb väga palju ikkagi sellest, kes ruumi hoiab. Et ruumi hoidja peab olema ise nii puhas, et ta ei satu sinna manipulatsioonide ohvrisse või noh, nagu sellesse ringi, eks ole. Et ma võin öelda, et tegelikult minu nendel retriitidel ei ole mitte kunagi tekkinud ühtegi konflikti naistel. Ja ma just mõtlesin see aasta nüüd suvel selle peale, et mind on nii hästi hoitud ja siis keegi ütles, et aga sina ju lood selle ruumi. Ja sa oled iseennast hästi hoidnud. Ja, et siis mul lihtsalt ei ole selle koha peal teemat, et mul on nagu mingisugune muu ülesanne nagu siia elus nagu antud. Et nagu seda ruumi luua ja tõsta, et luua see koht, kus sa saad tulla ja kus sa saad täiesti võtta ennast nagu nii tükkideks, kui sa tahad olla nii haavatav, nutta, noh, panna kõik sinna letile ja siis teised, kes seal ümber on, saavad sind toetada, ma ei tea, mul tulevad külmaharinad peale, kui ma sellest nagu räägin, sest et mul tekib see seos, et need on olnud ülivõimsad need naiste kogunemised ja aastalt aastasse need lähevad sügavamaks. Et mul sellega seoses tuleb üks viimane jagamine seal laagris, üks joogataja, üks hästi imeline naine nagu lõpuringis ütles, et mina ei tea, kus need teised naised käivad. Et kuidas on võimalik, et ilma selle laagrit üldse saab nagu aasta vastu pidada. Et see on nagu nii selline koht, et mis nagu tõstab. Et kindlasti on neid veel, noh, selles mõttes, et ega see minu koht ei ole ainuke, aga nagu anda see võimalus endal, et vaadata, kuidas need teised naised sulle siis peegeldavad seda, kus sina praegu oled. Ja astuda nagu välja võib-olla sellisest, ilmselgelt on see väljaastumine tavapärasest keskkonnast, on ju. Et ümbritsed ennast 2,5 või 3 päevaks nagu ainult teatud grupp naistega, on ju. Mis see naise vägi on? Mis see tähendab, et naised, ma olen seda kuulnud nagu varem ka, et naised astuge oma väesse või saage kontakt oma väega või teeme nagu mingeid harjutusi, et saada kontakti oma väega. Et mis see on siis? See on ka selline põnev küsimus, et ma just täna, kui ma tegin joogatundi hommikul ja rääkisin mingisugusest teemast ja siis mul tekkis nagu selline nagu tunne, et ma räägin kogu aeg ühte samat juttu. Ja siis ma nagu kohe ütlesin seda, et see võib tunduda jälle nagu klišee või noh, nagu täpselt see üks ja sama jutt, täpselt nagu see naise vägi on ju, kõik räägivad, eks ole. Nii eepiliseks suureks on see asi tehtud. Ja siis, et kus siis see naise vägi nagu on. Milles me siis tegelikult räägime? Ja või noh, mis iganes on ju, saa kontakti ise endaga, noh nagu see kõik see jutt käib, eks ole. Ja siis mul tuli kohe nagu vastus ja siuke taipamine, et need sõnad näitavad meile nagu kihte, et sa nagu lähed ühe ja sama sõnapaariga järjest selle taipamisest sügavamale ja sügavamale ja sügavamale. Et sulle võib rääkida tegelikult seda juttu, ma ei tea, 10 aastat ja sa iga kord, iga aasta näiteks saad erinevalt aru. Ja näiteks see, et keegi ütleb sulle, et sa oled väärt armastust, on ju. Sa ütled, jaa, muidugi olen. Sa oled väärt armastust. Jaa, olen, jah, on ju. Sa oled väärt armastust, kas sa saad aru, on ju. Ja siis et tõesti ma olen, et see ei jõua nagu kohale. Jaa, ma just eile naersin seda, et mulle nagu, et ongi seoses selle viimase, mis enne siin nüüd tuli see Andruesiga podcast, kus me rääkisime siis peegeldustest ja märkidest meie reaalsuses, siis seoses sellega eile mulle just tuli nagu, just nagu jõudis kohale, et nagu päriselt on minu reaalsus kõik minu enda tehtud. Ja nagu kõik minu reaalsuses on tegelikult mina, mingi osa minust.
ja siis Andrus just kõrvalt ütles, et no vaata, et sa tead neid asju nagu, sa oled aastaid neid teadnud, aastaid sa tead seda teoorias ja siis ongi nagu mingil see ongi, et nagu justkui mingites valdkondades ma saan sellest aru ja siis on mingid valdkonnad, kus ma justkui nagu, et selles valdkonnas see ei kehti. Ja siis tekib seal nagu see mingi taipamine, et okei, tõepoolest, kas see on minu enda tehtud, see on ka mina, on ju. Et ongi, et see samamoodi kihtidest läbiminek, et ma võin nagu teoorias teada mingeid asju väga pikalt, aga see ei tähenda, mina nagu, minu sõnavaras on see nagu, et üks on see, et ma tean nagu teoorias või mõistuses, teine on see, et ma tean seda nagu keha tasandil või ta tuleb nagu mulle kehasse kuidagi või nagu hinge või südame tasandil, on ju. Et jah. Ja seal on ka veel kihid, et isegi see ei tähenda, et sa oled nagu mõistuse tasandil teada, on ju, aga et kui sa jõuad juba nagu hinge või vaimu tasandil selle teadmisega, siis seal sa hakkad ka järjest nagu kaevama ja kui tulles selle naise väe juurde tagasi, et siis kui ma mõtlen seda, et mina saan jagada seda ainult, mida ma ise kogen, et mis on naise vägi ja seda ma jagan ka naistele ja see muutubki järjest nagu ajas. Aga ta ei lähe nagu vastuollu sellega, mis ma nagu ühel hetkel kogen, vaid ta läheb nagu sügavamaks. Ja ma ütleks, et praegu ma olen sellises kohas, et see naise vägi läheb nagu aina lihtsamaks. Ehk siis kui me räägime naise väest, siis mul tuleb nagu selline, kuidas on see ühendus, kui ütleme, kui naine on siis sellises sügavas ühenduses iseenda väega, et siis ta justkui ei pea mitte midagi tegema. Et ta lihtsalt on, et see naise vägi on magnet ja ta lihtsalt on ja naine saab olla oma väes siis, kui ta lihtsalt on. Ja mida see siis tähendab? See tähendab, et sa tegelikult võtad ennast täpselt sellisena, nagu sa oled, on ju. Eks see on nagu joondunud kohalolek. Jah, aga seal on nagu, vaata, kui palju me jälle joondunud tuleme, on ju, see on seesama teema, on ju. Et kas on nagu täiesti alistunult joondunud või nagu vastu võtnud selle nagu kogu oma selle mittefüüsilise tugevuse ja suuruse ja jõu ja väe või siis oled natukene, on ju. Aga näiteks joondunud ja olek on ju meesenergiast ka, on ju, kui me räägime naisenergiast ja meesenergiast, on ju. Aga naisenergia nagu eripära või ütleme, kui me räägime kahte võrdlema, eks ole, naise vägi on siis selles lihtsalt olemises või nagu magnet, sa lihtsalt oled, sa ei tee midagi, sa tõmbad. Aga meesenergia, selline nii-öelda elektriline, on siis tegutsemise energia, tema nagu läheb, ta läheb tegutsema. Ja kui nüüd tulla täitsa tava elutasandile ja siis mõtled, et kui palju ma siis olen ja kui palju ma tegutsen. No seda olemist lihtsalt, et ma nüüd olen see naisenergias, see naine, no seda on ikka väga vähe ju, enamasti. Kui me ei ole nagu teadlikud selles. Kui me tee nagu teadlikult pause oma päevades, siis me tõenäoliselt väga palju nagu ei võta neid peatumise või puhke või lihtsalt olemise hetki, on ju. Ja miks tekib selline tunne, et ma pean tegutsema, naisel. Et tihti on see, et tekib mingisugune siuke ärevus, et ma pean seda tegema, ma pean seda tegema, et naised ikkagi rapsivad nagu üldiselt rohkem isegi kui mehed, on ju, et mehed on nagu rohkem fokusseeritud ühe asja peale, on ju, teevad ära, aga naised ikkagi tahavad hästi palju teha ja ma olen nagu aru saanud sealt, et mida rohkem sa nagu tahad teha, siis seda rohkem on sul selline tunne, et ma ei ole piisav. Mõtle, ma pean tegema veel seda, ma pean seda tegema. See on selline õhkõrn jää, millest on hästi kerge läbi kukud, on ju, kuhu nagu lõksu jääb. Eriti näiteks suhete tasandil, et ma hakkan tegema, ma hakkan seda suhet ära teenima, ma hakkan seda mehe tähelepanu ära teenima. Ja siis ma pean talle tegema seda, siis ma pean seda olema, siis ma pean olema hea naine. Ma pean kaalust alla võtma või siis ma pean koristama ja ma pean talle pakkuma kõike. See on kõik tegemise energia ehk meesenergia. Et kui naine on täielikus naise väes, siis seda suhet juhib mees. Et mees tegelikult teeb. Aga naine peab oskama vastu võtta. Ja mitte nagu, see vastuvõtmine on ka selline võti, kui seda osata täielikult, siis sul kaobki see tunne ära, et ma peaks hullult palju tegema, on ju.
et noh, ütleme, ma räägin ka nüüd sellisest nagu nendest äärmustest on ju, et eks meil on olemas loomulikult see meesenergia pool, et ega siis kui ma teen mingisugust äriasja, siis ma pean võtan selle meesenergiaga ühendust ja ma lähen ja teen, on ju, et see on nagu ju täiesti okei, on ju. Ma just mõtlesin, et ka sina ju tegelikult aktiivse naisena, nagu tegusa naisena, et kuidas sellest siukses nagu naiselikkuses või selle naise väes olemises või sellele fokusseerimises mitte kalduda liiga palju sellisesse hõljuvasse liblikaalaadsesse namaste ütlemisse, oodates, et nüüd maailm tooks mulle kõike, versus see, et naise vägi on ju ka see, et ma läbi oma väe loon mingeid asju ja olengi ka füüsilises reaalsuses nagu kuidagi aktiivne, on ju. Et kuidas sina enda sees seda tasakaalus hoia? Et tegelikult see, kui ma ütlesin, et naine ei pea mitte midagi tegema, ei tähenda nagu seda, et ta ei pea mitte midagi tegema. See on niisugune sõnade mäng, on ju. Et tegelikult see mitte midagi tegemine, mis ma nagu mõtlen, on see millegi pärast midagi tegemine. Nagu motivatsioonist. Ja või see, et sa tahaksid sealt midagi saada. Et mis sul on see, mis kogu aeg sulle, ütleme, annab kas tunnustust või seda, millest sul nagu puudu on, et aga kui sa teed siit südamest, sa lood. Kui sul ei ole mitte mingit agendat, et oi, ma tahan, et nagu keegi tuleb ja kiidab mind või ma tahan, et mis iganes on ju, motivatsiooniga sa teed, on ju, et kui sa lihtsalt teed, on ju. See vist on jah see, kuidas mina olen seda ka lahti mõtestanud, et üks on motivatsioon ja teine on inspiratsioon. Et motivatsioon on alati nagu millegi puuduse, hirmus tegemine, on see siis armastuse puudus, raha puudus, tähelepanu puudus, läheduse puudus, mis iganes tunnustuse puudus, siis ma nagu motivatsioonist teen, et midagi saada. Ja inspiratsioon on minu jaoks ongi see, mida sa rääkisid, et ma lihtsalt teen, sest mul on nii hea tunne ja mul on ükskõik kas ja mis ma sealt vastu saan. Just, et lihtsalt ja siis, kui sa ju teed nagu ja mõtle, kuidas see kannab, et sul ei ole ju midagi, seal, sul puuduvad need konksud, et sind manipuleerida. Ja sellepärast on ka selle podcasti tegemine mul nii lihtne, nii voolav ja nii kerge, sest et ma ei tee seda üldse mitte selleks, et midagi vastu saada. Mul mõned ikka küsivad, et kuidas see podcast sul raha hakkab sisse tooma. Ma mingi täiesti ükskõik, see pole üldse oluline. Ma lihtsalt tahan seda teha, et ma ei tee seda selleks, et midagi saada, vaid lihtsalt ma tahan teha. Lihtsalt inspiratsioonist. Küll see universum sulle siis pakub vastu, kui ühel hetkel on seda nagu vaja. Ja siis ongi, kui me kui me asume tegutsema inspiratsioonis, siis see ei ole see tavamõistes tegutsemine, vaid siis see on lihtsalt nagu voolamine, loomine, tegemine, nagu hoopis teise energiaga. Nagu vaadatagi need kohad ära, et mis alusel või mille pärast sa siis nagu tegutsed, on ju. Et kas seda armastust ära teenida näiteks, hästi, naistel on nagu üks selline, ma ei saa öelda nagu viga või see nii-öelda nagu takistus, mis ma ise ka olen endalt nagu ikkagi avastanud palju, eks mina samamoodi ma õpin iga päev, kogu aeg ikka tulevad. Elukestev protsess. Ikkagi oled ju, sa oled nagu seal inimese tasandil, on ju, siis sa oled selles teadlikkuse tasandil, on ju, ja siis sa seal laveerid seal vahel, on ju. Aga just, et nagu, mis ma just ka kevadel hästi palju läbi enda protsessi siin oli see koht, et kui me lähme siis nagu tegutsema, eks ole, mingil eesmärgil, et siis me ei ole nagu, või meile tekitame läbi selle endal, me saboteerime nagu enda nagu tegevust või ise ennast nagu, et sest, et me paneme kohe sinna, nagu need hirmud panevad meid tegutsema, on ju, et see ongi see, et kohe tuleb see, et ma ei tea, äkki ta jätab maha mind, on ju, või äkki ma ei saa seda tunnustust sealt või äkki, ma ei tea, mis iganes, on ju, äkki mind reedetakse või seal on nagu nii palju neid hirme ja et me nagu ja siis me hakkame oma peas neid selliseid story'sid ketrama ja siis me lähme nagu sinna hirmu sisse ja siis me hakkame nagu arutult nagu tegutsema, sest ja tekib see klammerdumise koht. Vot see klammerdumine on kõige sellisem klammerdumine ja ootuste loomine on kõige suuremad takistused naisenergia väes olemises. Klammerdumise ja ootuste loomine on kõige suurem takistus naisenergia väes olemises.
et ja kui lihtne on neid ootusi nagu ja, genereerida, no niimoodi panevad nagu mingisugune, mul tekkis selline nagu visuaal vahel, et siia pähe kerib nagu mingisugust traati nagu ja siis ma nagu meditatsioonis võtsin selle traadi lihtsalt välja ja et ta ei ole minu peas, et miks ma kerin nagu mingisugust mõttetut nagu teemat. Et ja siis mis on ootuse taga on ju kohe pettumus, seepärast et sa ei saa ju eeldada, et inimene käitub samamoodi nagu sina oma peas oled mingisuguse story joonud, on ju. Ja see on ka see koht, et nagu seal naise energias ära mõtle, noh, et ära mõtle üle. Ja see on ka see, et ära tee vähem, aga samal ajal, kui sa teed vähem, mõtled vähem, sa oled täielik, sa oled ise täidetud. Et see on siis see koht, et sa täidad kõikide asjadega ise ennast seespoolt ära, sa ei oota seda väljast poolt. Kuidas seda teha? On sul mingisuguseid praktikaid või mingeid harjutusi, mida sa näiteks ise kasutad või oma naistele edasi oled andnud enesearmastuse tõstmiseks, suurendamiseks, rahuloluks? Jaa, no esimene asi kohe on see, et kuidas oma sellest ma ütleks isegi sellisest neurootilisest nagu mõttemustritest välja saada, on see, et hakka tegema nagu neid asju, mis sulle pakuvad rahuldust, ehk siis neid samu inspiratsiooni pakkuvaid asju. Tee omale kas või nimekiri, eks ole, kui sa oled kuskil protsessis sees ja nagu mingi teema on sul nagu nii aktiivne, et sa ei saa välja, on ju, et sa kogu aeg mõtled, oi ta tegi seda ja siis ta tegi seda ja siis ta tegi seda ja sa oled nagu et miks ta nii ei käitu, miks tema niimoodi mulle ei tee, nagu teeb või ei tee, on ju, et kogu aeg me oleme väljapool, on ju, et hakka keskenduma endale, kogu aeg see tähelepanu, see noole ots tuleb enda poole, enda sisse suunata, ega see on nagu pikk töö ikkagi, see ei ole niimoodi, et teen need ära, siis saab. Teen nädal aega mingit harjutust ja siis olen valmis. See on nagu iga päev tegelikult see märkamine, et kas ma olen väljas jälle loomas või ma olen sees. Aga siis see endale tähelepanu toomine ja nautimine seda, mida sa teed, on siis need asjad, on ju, mis sul inspiratsiooni pakuvad, on ju. Ja alustuseks minu meelest võiks olla see, nagu ma olen varasemalt ka kuskil enda mingites asjades rääkinud, ma tean, et Andres on ka seda hästi rõhutanud, et selleks, et me teaksime, kuhu me minna tahame või mis tee meid ees ootab, peaks nagu revideerima seda kohta, kus me oleme. Ehk siis nagu vaatama üldse oma elu või jälgima oma päeva või oma nädalat näiteks, et kui palju on üldse minu nagu füüsilistes tegevustes neid asju, mida ma teen motivatsioonist ja kui palju on üldse neid asju, mida ma teen inspiratsioonist. Ja siis minema sealt veel sügavamale, ehk siis, et mitte nagu füüsilisel tasandil tehtavaid asju, vaid ka näiteks mingisuguseid mõttetasandil, et kui palju ma mõtlen kas või seda, et ma näiteks teen süüa, aga selle söögi või näiteks kas või laua katmise taga või mingisugeste väikeste justkui igapäevaste asjade taga, mida me ju kõik peame nagunii tegema, on tegelikult ikkagi see motivatsioonis tegutsemine. Et nagu märgata seda ongi selline enesesabotaaži, nagu sa enne mainisid. Et ma mõtlen, et ma teen et ma justkui räägin endale seda lugu, et ma tegelikult teen nagu niisama neid asju, on ju, aga tegelikult ma teen ikkagi see, et minus on ikkagi väike ootus, et ma teen kodu korda ja et ta tuleb koju ja siis ta märkab ja siis ta ütleb ja et ongi, et ma mingil kihil, pinnapealsel kihil ma ütlen, et kodu peab nagunii koristama, ma räägin endale seda lugu, et ma lihtsalt koristan kodu, aga tegelikult on selle all see, minu meelest saab sellele konksule pihta siis, kui teine tuleb koju ja ta mitte midagi ei märka ja kui minus on pettumuse tunne, siis ma koristasin motivatsioonist, siis minus oli see ootus, et teine tuleb ja märkab ja ütleb ja kiidab või tunnustab või mis iganes on ju. Ehk siis, et märgata, kui palju me ise ennast saboteerime, märgata, kui palju ma ise ennast püüan ära petta sellega, et et ma teen niisama ükskõik mida, kas või näiteks, et ka töö juures on ju, kas ma viin oma kolleegile kohvi või küsin ta käest, et ma olen vetoomaks, kas sa tahad ka, kas ma teen seda puhtast südamest ja täiesti nagu niimoodi, et kui ta mulle mitte midagi selle peale ei ütle, siis on mul nagu täiesti nagu okei sellega
või ma teen ikkagi neid asju selleks, et nagu saada mingit tunnustust, saada mingit poolehoidu, kuuluda gruppi, olla nagu sihuke vastu võetud, on ju, armastatud. ja vaata, tihti öeldakse, et no aga tänamine on ju nii nagu viisakas ja inimlik, et miks ta siis ei võimule seda tänama öelda, on ju. aga vaata, see peegeldus tuleb ju sellepärast, et sina teed ju selle ootusega, on ju. et see on nagu nii loogiline seos. aga sellest tegelikult mul tuli kohe nüüd üks mõttelõng, et üks oluline asi nagu selles naise väes olemises on ausus enda suhtes. ja vaata, see ongi see koht, et kus me hästi palju seda räägime musta-valgeks enda peas. Nagu sa ütlesid, et vaata, et ma nagu koristan, teen kodu korda ja siis ikka hakkan rääkima, et tegelikult see peabki olema, eks ole, nagu korras ja ma ei oota midagi, on ju. aga tegelikult väga sügaval tasandil me teeme seda ka. Kasvõi see, et mingid asjad, mida ma tegelikult ka näiteks ei aktsepteeri oma partneri juures, on ju. ja siis sa mõtled, et tegelikult võib-olla see peremudel on ikkagi kõige olulisem, eks ole, ja tegelikult ta ei ole ju ikkagi nii hull, on ju, või näiteks on mingisugused nagu mingisugune vägivald näiteks, et kus sul see õppetund võib-olla on see, et sa pead oma piirid kehtestama, eks ole, sa pead, võib-olla sinu õppetund on selles, või see peegeldus, et tule endasse ja astu välja sellest suhtest, on ju, näiteks, aga siis räägitakse endale nii palju seda musta valgeks ja usutakse seda ja siis kus su vägi siis on, kui sa ei ole enda vastu aus, siis seda väge ei ole. et jah, nagu vaata ongi, ollakse ennast selles loos sees ja siis räägitakse muudkui seda lugu ja aga samal ajal elatakse ju vales ja selles vales elamises ei saa ju nagu loovat, päästavat jõudu olla. No ei saagi, jah. Sest et seal on juba nagu teised tasandid, seal vales nagu töötavad teised tasandid, seal see peegeldused ja need on juba nagu nii moonutatud vaata, ja eriti palju sükest musta-valgeks rääkimist on seksuaaltasandil tegelikult naistel. Hästi palju on seda. Kas sa saad seda natuke minna nagu täpsemaks või veel nagu, et mis see tähendab, mis mõttes? No näiteks see, et nagu tihti mingites, ma näen terapeudi töös ka, et paljudel ikkagi on see, et on pikkades suhetes ja ei olda seksuaaleluga rahul ja tegelikult siis toimub igapäevaselt vägistamine. Sellest suhtes, et naine räägib endale, et see on okei. Mees vajab nagu nädalas korra rahuldust ja ta läheb muidu ju minema ja see on okei. See ei ole okei, kui su keha juba ammu ütleb sulle, et nagu see on midagi vale. Et seda on nagu hästi palju ja sinna on hästi palju peidetud ka sellist väga suuri pingeid ja nagu ütleme, need naiste haigused ja kõik tulevad nagu sellest, et sealt tasandilt. Et just see, et olla aus enda suhtes, juba see on üks võib-olla see värav, kust hakkab see naise vägi nagu looma vaikselt. Aga kuidas saada nendest lugudest läbi? Kuidas nagu, mis sinu kogemus on või kuidas, et kui ma olen kui inimene on endale aastaid rääkinud teatud lugu, kuidas siis ühel hetkel, tõenäoliselt see on ka mingi protsess, mis vajab samamoodi mingitest kihtidest läbiminekut või nagu vajab harjutamist seda, et ma julgeksin olla endaga aus või et ma mäletan seda, mul endal oli ikkagi palju aastaid tagasi minu see lapse saamise taust oli ju see, et ma olin abielus ja me 2 aastat umbes proovisime last saada ja ma ei jäänud rasedaks, ma olin võimaliselt täiesti terve ja ma ei jäänud rasedaks. Kõik testid, kõik asjad olid tehtud mõlemad mehega täiesti okei ja ei jäänud rasedaks. Ja kui mina siis läbi rännaku, läbi selle The Journey, selle rännaku meetodi hakkasin siis aktiivsemalt ja jõulisemalt endasse vaatama. Ja kui ma tegin, siis ühel hetkel võtsin märkmiku ja pliiatsi ja läksin nagu meditatsiooni ja minul on nagu ma lähen hästi sügavale, kui ma saan kirjutada. Ja siis ma hakkasin nagu välja kirjutama täiesti ilma filtrita ja täiesti ausalt enda vastu, miks ma tahan last saada. Siis mul tuli mingi 3-4 lehekülge põhjuseid, miks ma tahan last saada. Nagu täiesti ausalt enda vastu ja siis ma olin nii tänulik, et ma ei olnud last saanud ja samal ajal ma olin nagu, ma ei tea, ahastuses, et kuidas minu sees saavad sellised asjad olla,
a la ma tahan last saada, sest siis ma ei tea, mu ämm võtab mind rohkem omaks. Ma tahan last saada, sest siis ma ei pea tööl käima. Ma tahan last saada, sest siis ma tunnen ennast rohkem naisena. Ma tahan last saada, et ma ei tunneks ennast läbikukkununa nagu abielus olles, ja siis nagu, aga nagu, et ongi, et see enda vastu aus olemine on ühelt poolt nagu nii vajalik ja teiselt poolt see on nii mega hirmutav, sest tihtipeale see ausus toob endaga kaasa nagu nii robustset tõde. Ja muutusi elus. Ja muutusi ja mingit selginemist ja siukest nagu jah, et see võib olla väga hirmutav, kui olla enda vastu päriselt aus, et mis mänge ma päriselt mängin või mis mänge see minu ego või mis lugusid see mu ego on nagu mingite asjade kaitseks või mingite asjade saamiseks nagu üles ehitanud, millest mul teatud tasandil polnud mitte mingit aimugi, See on hästi põnev jah, aga ma mõtlengi, et kuidas üldse siis saada nagu sellisest nii-öelda niidi otsast kinni, eks ikkagi on nagu mingisugused sügavamad sündmused, et kas siis on tõesti, tuleb nagu mingi juba materialiseerub mingi haiguse kujul, eks ole, see pinge või siis on tõesti näiteks, kui sul oli lapse saamise teema oli ikkagi nii terav juba, et sa pidid minema nagu sinna sisse poole vaatama, et sealt ikkagi see arutamine hakkab, et hea on, kui sul on kas või keegi sõbrannagi või kellele sa saad selle välja öelda, kui sa ei suuda, kui sa vaata nagu ise ei saa veel täpselt arugi, kust kohast sa nagu oled, et mitte nagu igal juhul matta asju maha nagu, nüüd on ka nagu ikkagi väga palju nagu neid praktikaid, kus sa hakkad nagu nendele oma tunnetele enda sees nagu nimesid andma, eks ole, või nagu head terapeudid ka ikkagi ju kõik aitab, et rännakuteraapiad on ju mul hingamisteraapiad, holistilised, et seal on ka nii palju õnneks on nagu nii palju erinevaid, ongi nagu nii-öelda klassikaline psühholoog on ju erinevad, ongi nagu hingamine, igast nii palju erinevaid meetodeid, et nagu, et tõenäoliselt ongi see, et kui ise oled nagu enda lugudes, siis sees, siis on nagu kõrvalt on ikka parem vaadata, isegi kui ise oled ka, minagi teen ise teraapiaid, eks ole, aga enda lugusid vahel mõnda nüanssi ei näe, on jube hea, kui keegi äkki vaatab, et vau, kuule, et sul on äkki see koht ka, et mingid siukseid nurgatagusid ei näe, et lihtsalt tuleb see nagu puhas peegeldus ja see on nagu nii äge ja tänulik. Hingamine vist on ka päris mis see tähendab, räägi sellest natuke, et kuidas hingamine saab aidata enesesse sügavamalt vaatamisel või enesearengul või naisena oma väesse astumisel. Mis see hingamine on? Ma lähen, iskan pikali ja hakkan läbi suu sügavalt hingama, et mis see siis teeb? Miks ma seda kodus üksi ei või teha ja miks mul on vaja seal minna kuhugi gruppi või individuaalselt hingama? Sa võid seda teha üksi kodus, on ja keegi küsib käest raha ka, aga hingad, et mul just, kui ma õppisin seda nagu hingamisteraapiat või nagu terapeudiks, et siis mul ikka sõbrad küsisid, et nagu mis mõttes, et sa võtad nagu raha nagu hingamise eest. Nagu maailma kõige loomulikuma asja eest, nagu ma sünnin, ma hakkan kohe hingama ja ma justkui oskan seda ja siis. Ja tegelikult ei oska, Tegelikult ei oska ja see on umbes vist sama asi, et ma mäletan, ma olin mingi 20-ne, kui ma hakkasin logopeedi juures käima, sest tuli välja, et ma ei oska rääkida. Ja siis ma mõtlesin ka, et kuidas see saab olla nii, et tavaliselt on ikka mingisugused nagu eelkooliajalised või lasta või esimeses klassis või midagi käiakse logopeedi juures mingi R-tähte harjutamas. Aga mina käisin seda, et kust oma õhku peale lasta, kas ma räägin diafragmaga või kõriga või mul on siuke käre hääl, ma praegu on veel ära ka natukene, et ja hääl läks ära hästi tihti teatud perioodil mul elus, et siis käisin õppimas rääkimas. Olin täiskasvanud inimene, käisin logopeedi juures rääkimas õppimas, et siis sinul on samamoodi, et õppisid, kuidas hingata. Et iseenesest rääkimine ja hingamine on tegelikult ka hästi ühendatud. No ja, ma tegin hästi palju hingamisharjutusi. Aga hingamine selles mõttes on ka jällegi väga huvitav tehnika, ta on nagu nii suur kiirtee. Siin ei ole vahet, see on samamoodi mõjub nii meestele kui naistele, on ju. Aga kui me just oleme keskendunud siin naistele täna, et siis
noh, ta teeb nagu sellise asja, ütleme, kui me räägime nüüd keemilistest reaktsioonidest, eks ole, et sa hingad hästi, noh, ütleme, kui sa intensiivselt alustad seda hingamist, et siis tegelikult süsihappegaasi läheb hästi palju nagu välja kehast, hapnikku tuleb palju peale, siis vereringes või need nagu pH tase muutub ja siis, kui veri jõuab aiu, siis seal need neuronid hakkavad teistmoodi tööle. Ehk siis meil ajus on selline koht nagu default mode network, ehk siis on nagu mingi selline koht ajus, kus on su minapilt või ego ja see deaktiveerub selle tulemuse käigus. Ehk siis sa saad oma egost justkui üle hüpata. Et sa paned nagu tõnd kõrvale, eks ole, ja hüppad üle, kuhu sa hüppad siis alateadusesse ja kehateadusesse. Ja siis kõik pinged, mis on meil on tegelikult salvestunud siis sinna sidekoesse ja nagu igale poole kehasse lapsepõlvest peale, et saavad vabaneda niimoodi, et sa isegi võib-olla ei teadvusta neid. Ja see nagu selles mõttes super kiirtee ja näiteks väga palju saab, näiteks tõesti sellised nagu ma ei tea, seksuaalsusega seotud pinged või nagu mingisugused, ongi siuksed rasked teemad, võib-olla nagu vägistamised, eks ole, mingisugused nagu kehatasandil mingid ja mis iganes kehatasandi pinged nagu, et mis nagu takistavad elu, aga absoluutselt seal ei ole mingisugust piirangut, et mida sa sealt vabastada ei saaks, on ju. Vahel on nii, et sul tunned, et sul on mingi pinge, sa ei tea, tule hinga, sa saad midagi vabaks ja siis sa võib-olla hakkad nagu aru saama, vaata mis või kus või kuhu sa pead minema, on ju, et selles mõttes jah. Jaa, ma olen käinud nii grupi hingamistel kui ka eraseanssidena hingamas, see ikkagi annab sellise mingi selguse. Ja midagi läheb nagu liikuma, et lihtsalt see hingamine on nii intensiivne. Muidugi on huvitav, ma just hiljuti käisin ja ma ei tea, kas teistel on ka, ma lihtsalt vahepeal nagu unustan hingata ja siis mul terapeut ütleb, et hinga. Nagu sellepärast on seda terapeuti vaja, et sa lihtsalt paned muidu minema. Ma lihtsalt unustan, ma ei tea, kus ma vahepeal ära käin, kas ma kukun mingi unetasandisse või lihtsalt lähevad see sagedus läheb nagu nii rahulikuks ja lihtsalt vahepeal nagu unustad nagu hingata ja siis ta ütleb hinga ja siis hakkad edasi hingama, on ju. Tegelikult see mitte hingamine selle protsessi käigus on põgenemine. Et siis ego tahab nagu ikkagi seal aktiveerida ja et kuule, oota ära mine, on ju, et see läheb liiga sügavale, et ma satun seal ohtu, eks ole. Ja siis ta nagu vaatad juba, mul on juba nii kaif olla, mida ma siin veel, on ju, nagu, aga seal taga, seal all, kui sa lähed läbi, siis on seal ikkagi väga sügavad kihid ja selles mõttes, kui sa sinna sügavatesse kihtidesse jõuad, et siis sa oma väega saad ju nii sügav ühenduse, et siis ei ole üldse küsimus see, et kas mina olen keegi, kas ma olen nagu mingisugused rohkem kui see füüsiline keha või kui keegi veel üldse kahtleb, on ju. Et siis sa saad selle kogemuse, et vau, et nagu need mingisugused väiksed probleemid või need on nagu nii kuidagi mõttetud, et nagu mina olen ju nii võimas. Ja siis kui tullagi selle naise väe juurde, et kui sa saad juba selle kogemuse kätte, siis nende kõikide asjadega me hakkamegi ennast nagu täitma, et oota, sa küsisid, et kuidas siis tegelikult ennast siis nagu täita, et kuidas olla siis selles nagu et päriselt siis see naise väes, et kuidas see niimoodi nagu see täitmine käib. Et ma olen ise seda endalt küsinud mingite teatud teemadega, näiteks hästi suur teema on turvalisus. Et mida me tegelikult näiteks suhte puhul ootame ja kui sa näiteks lähed lahku, eks ole, ja sa oled pikalt olnud suhtes ja siis tekib kohe siuke, et vau, et mul on nüüd vaip on tõmmatud jalge alt ära, et ma olen täiesti laiali maailmas, on ju. Ja siis on see, et siis nagu loed kuskilt õpetusest, et et ise tuleb luua omale turvalisus, ise pead ennast armastama, on ju, ise pead olema kõike seda ja siis vahepeal tekib küll, minul on tekkinud nagu sellist kohta, et nagu mida te räägite, kust kohast ma ise selle turvalisuse saan, et tulge nüüd pakkuge mulle seda, tulge tooge mulle see kandikule, et kuidas ma saan ise pakkuda seda hoitust ja turvalisust endale, et ikkagi see käib niimoodi nagu ütleme, sa protsessid läbi ja mul oli just eriti nüüd siin, kui see koroona ajal siin kevadel oli, et siis ma ikkagi läbisin väga sügavalt seda teemat, kuna see välismaailm oli ka veel kõik ebaturvaline, on ju, siis isiklikul tasandil oli kõik ebaturvaline ja see kõik oli nii aktiivne, et siis mul tuli ühel hetkel lihtsalt tuligi selline teadmine, et
kui mina olen ühenduses, kui ma loon mõtlen need juured omal alla, on ju, olen siin oma kehas, hingan läbi südame, tunnetan iseennast nagu rakuotsteni. Kuidas on üldse võimalik, et ma ootan seda turvalisust väljaspoolt? Mul oli nagu nii selge teadmine, et kuidas üldse on võimalik. Sellepärast, et iga asi, mis väljaspoolt mulle tuleb, võib ju ühel hetkel lõppeda. No jah, et välja poolt mitte millegi peale ma ei saa olla nagu lõpuni, et ainuke, kelle peale ma saan lõpuni kindel olla, olen mina ise. Jah. Ja mis see siis te turvalisus on ju? Kindel olemine millegi peale, on ju. Ja. Et see oli nagu nii selge teadmine, et mõtledki, et miks ma siis üldse enne, kuidas ma sain enne üldse teistmoodi mõelda. Või siis ka vaata, et enese armastamine on ju, et mulle tundus see mingi teatud hetkel oli nii klišeena just see, et sa ei saa enne teisi armastada, kui sa ennast ei armasta. Nagu mingi kooliajast kuulatud mingi, et jätke nüüd see lause meelde, mida siis ma ei tea, 12. lõpukirjandis nagu, et see on üks nendest lausetest, mida saab kasutada seal kirjandis on ju. Kui sa ennast ei armasta, siis ei saa teised sind armastada. Ja mis see siis nagu päriselt tähendab on ju? Ja et ongi, et kui sellest ka nagu lõpuks aru saadud, mu päriselt võin kogeda maailma sügavamat, suuremat tingimusteta ja sellist nagu õndsamat armastust ja mul ei ole üldse mitte kedagi teist vaja. Mul ei ole nagu füüsiliselt mitte kedagi enda kõrvale vaja, mul ei ole vaja seda teist subjekti, sest see kõige suurem puhtam armastus saab olla ainult minu enda sees. Ja siis ju tegelikult ka maailm peegeldab sulle selle tagasi. Kas tuleb sul mingi partner või tuleb sulle mitu või tuleb sulle igapäevaselt kogu aeg vaata mingeid sõnumeid. Ja või ütlevad suvalised inimesed sulle tänaval nagu komplimente teevad nagu, et see on nagu, see peegeldus on nii, mida kõrgemaks see sagedus läheb, ma märkan seda nagu instantsemaks või kohesemaks või seda nagu reageerivamaks muutub maailm. Et enam ei saa üldse nagu, et kui sa sõidad nagu 50-ga, siis sa saad seal rooliga mängida on ju, ja sul on seda ruumi vaata enne, kui see auto, kui sul midagi pekki läheb nii-öelda, aga kui sa sõidad 150-ga, siis on seda mänguruumi minimaalselt enne, kui sa täiesti kursis oled. Ehk siis, et ongi, et mida kõrgemaks see sagedus tõuseb, seda kiiremaks muutuvad maailm nagu füüsilise maailma reageeringud või peegeldused ja seda nagu otsesemalt ja kohesemalt sa kohe saab kontrollida, et okei, mis mu sees toimub. Ja siis, kui ei pane tähele, no see on see eelmine saade, mis me rääkisime, kui ei pane tähele, siis tulevad need igasugused sõnumitoojad aina jõulisemalt, et lõpuks ikka saaksid aru. Aga mis ma veel kogesin nagu sügisel hästi sügavalt oma protsessi läbi tehes, et kui sa hakkad selle sisemise teekonna nagu tööle just selle naise väe aktiveerimisel, nagu selle magnetismi nagu aktiveerimisel, siis hakkad seda nii-öelda see sisemine teekond hakkadki siis nüüd, mis me siin rääkinud oleme, et eks ole, tegeled kogu aeg tuleb tähelepanu endasse, tegeled nende imeliste asjadega, mis sulle inspiratsiooni pakuvad, on ju, et hakkadki looma, vaat mina olengi siin, see turvalisus on minuga, on ju, mina armastangi ennast kõige rohkem, kas või see fake it till you make it, on ju, nagu, kui sa hakkad sellega tegelema, siis tegelikult sa ei pea jõudma kuhugi valmis olekusse, nii et nüüd mul on see kõik tehtud, nüüd palun hakake peegeldama. See maailm hakkab sulle kohe peegeldama seda, et see kas nagu peegeldama kordades rutem, kui ma üldse arvasin, et ma mõtlesin, et ma olen alles 1/3 võib-olla seda teekonda nagu läbinud, on ju, et ma alles alustan nüüd sellega, et ma ei ole veel täidetud ja et juba tegelikult tunne oli nagu hea, on ju, aga ma mõtlesin, et oi, et ikka tuleb vaata välja, aeg-ajalt jälle tuli mingi see teema ja see kurbus ja niimoodi, aga kui sa juba tegeled, siis kohe juba hakkab see positiivne pool sulle niimoodi nagu peale sõitma, et sa saad kohe aru sellest. Sest maailm nii tahab anda. Maailm nii tahab anda meile. Me lihtsalt peame võtma vastu, olema selles vastu võtmas nagu sageduses. Lihtsalt võtma vastu. Ma olen ka seda hästi palju märganud, et maailm tahab anda. Aga tihti ma olen see, et me justkui soovime mingeid asju. Ja me oleme oma tähelepanu kogu aeg oma soovidel, aga me ei lase nagu lõdvaks või me ei lõdvestu või me kuidagi nagu ei avane selleks, et maailm saaks lõpuks hakata meile ka andma neid asju. Või meil on mingid lood, et ma justkui tahan, ma ei tea, lotovõitu ja rahalist, finantsilist mingit küllust, aga sama, et ma ühelt poolt nagu kogu aeg soovin seda, et teiselt poolt on mul minus aktiivne lugu näiteks, et lotovõit ei ole võimalik. Või et seda ei juhtu või et kõik rikkad on nõmedad ja oma raha kuidagi ebaausal viisil saanud.
või rikaste meeste naised on nagu oma raha saanud kuidagi sellisel odaval moel, on ju. Et tihtipeale me hoiame nagu pidurite gaasi korraga all ja sellega toimub nii suur rebimine enda sees. Ja siis ei ole sellist, ja siis on selline nagu sisemine pinge, mida me ei oska defineerida, millele me ei oska mingit sõnu anda, mida me ei oska nagu kuidagi nagu aru saada, mis asi see on, miks minus on mingi rahutus, miks ma ei suuda olla nagu naiselikult pehme ja lihtsalt olla ja nautida ja teha asju inspiratsioonist. Just need samad nagu need erinevas suunas lood, mis sees alateadlikult rebinud on ju. Ja noh, seal on see ka, et vaata need lood ju ütlevad siis, et ma pean olema see või see on ju, enne kui ma saan olla nagu naiselik, ma pean seda tegema veel, on ju ikkagi need nagu ja ebapiisavust nagu, ikkagi kogu aeg suruvad seda. Et see ebapiisav on nagu kui ma näen ka nagu teiste naiste pealt nagu, et ükskõik mis teema on, lõpuks see jõuab ikkagi sellele, et ma ei ole piisav, et siis eks see väljaastumine ka sellest ühiskonna poolt loodud maatriksist või nagu mingitest normidest, eks ole, on ju. Need on ju ka tegelikult jälle meile õppetundideks ja peegeldusteks antud, on ju. Et kus sa siis, kus see piisav tunne on, ma mõtlengi, et tihti on veel need naised, kes väliselt tunduvad nagu kõige ideaalsemad, on ju. Need on kõige ebakindlamad seest, nagu tekib, et kus siis seal, eks ole, see loogika on ju. Ja et pigem nagu jaa, et kes on nagu võib-olla omapärasemad on ju ja on leidnud nagu sisemiselt selle kontakti üles, siis nendel see sära ja see kiirgab ja see magnetism toimib nagu, seda on kohe nagu näha, et kuidas neil käib kõik kergelt nagu, ükskõik mida nad nagu ellu tahavad, sest vaata see teadmine, see kogemus võimendab seda, sest sa tead, et okei, ma ei pea midagi nagu tegema, ma lihtsalt olen ilus, on ju, nii-öelda nagu lihtsate sõnadega, ma olen lihtsalt ilus, ongi võtan vastu. Jaa, aga vaata ongi, et mis seal taga on, seal on tegelikult nagu heas tundes olemine. Seal on see, et ma pööran tähelepanu iseenda tundele, oma kehale, toon oma tähelepanu enda sisse ja vastutan selle eest, et ma oleksin võimalikult suure osa oma ärkveloleku ajast, ehk siis sellest ajast, kui ma ei maga, on ju, olen heas tundes, et mu sees on hea tunne ja see on see enesearmastus, et ma nagu hoolitsen ja hoian ja paiten ja silitan ja nagu naudin iseennast kõikvõimalike vahenditega, on see siis suurepärase hommikusöögi tegemine, on see inspireerivate asjade tegemine, on see endale pehme ja sooja ja toreda ja nagu julgustava ja see sisekõne rääkimine, on see, et ma lähen hommikul või mis iganes hetkel peegli ette ja ma ütlen, et tere, ilus inimene, sa oled nii ilus. Et kuidas ma endaga räägin, on ju. Et see selline nagu endasse, kui ma ei tea, jumalannasse suhtumine, enda nautimine. Mulle hästi meeldib see, kuidas Abraham, üks Ester, kes kannadab siis Abrahami, kuidas Abraham räägib sellest, et ta toob selle paralleeli, et miks me naudime nii väga armumist, on see, et kui me oleme armunud, siis me kogeme läbi teise seda, kui jumaldavalt meie kõrgem mina meid vaatab. Ehk siis meie kõrgem mina vaatab kogu aeg meid täiesti jumaldavalt. Ja kui me oleme armunud, siis me näeme seda kõrgema mina jumaldust läbi teise. Ja see on see, miks mõned inimesed on täiesti nagu sõltuvuses sellest armumise faasist. Ja siis on see kanal lahti. Jah, ma ise vaatan teist täiesti jumaldavalt ja läbi teise ma saan selle jumalduse peegelduse tagasi. Aga tegelikult ma ei vaja teist selleks, et vaadates ennast nii, nagu minu kõrgem mina mind ennast kogu aeg vaatab. Ja mul oli selle kevadel ja suve alguses oli sellega nagu hästi äge taipamine. Et kui ma sain päriselt aru, et minu kõrgem mina jumaldab mind igal sekundil, on kõik see, kuidas ma olen, mis ma teen, kui ma lõhun klaasi ära või jään kuhugi hiljaks või sõidan punase tulega kogemata. Mina inimesena olen enda vastu karm, aga minu kõrgem mina jumaldab mind ka nendel hetkedel. Ja kui ma sain nagu päriselt aru sellest,
ja proovisin hakata ennast vaatama nagu teadlikult kogu aeg. Ennast vaatama sul on nagu kogu aeg armastav partner kõrval on ju, kogu aeg, ta ei lähe mitte kunagi ära. Ja siis hakkas kohe see enesearmastus läbi selle nagu, et ma olengi nii tore kogu aeg. Et läbi see, aga ongi see vajab vaata siukest, et see ei ole nii, et ma ühel päeval pööran sellele tähelepanu ja siis on see tehtud. Ma arvan, et ma peaks uuesti hakkama sellele tähelepanu panema, sest et see on ikka see, et ongi läheb tähelepanu kuhugi mujale ja siis mingi nagu libiseb kohe teemas, nagu fookusest ära see teema on ju. No eks nagu mul ju samamoodi, et vahepeal tegeled rohkem selle naispoolega on ju ja siis jälle nagu oled kuskil täitsa teises kohas on ju ja oled emotsioonide sees ka ikka vahepeal on ju ja siis suudad ennast sellest vaatlejaks nagu viia, et see käib, see on nagu pidev selline protsess on ju, et me ei ole kunagi nagu valmis ja me ei tahakski olla ju keegi valmis või siis me peaks ju lahkuma siit kehast. Siis hakkab jah nagu, et mis me siis siin veel teeme on ju. Ja kuidas sina saad ennast, kui sul nagu meesenergiast välja? Kui sul on hästi aktiivne päev olnud, tähtajad, täpselt pead jõudma, sul pead olema nagu siukses asjalikus, konkreetses, kalkuleerivas, maises meesenergias. Kuidas sa saad, mis on siuke tõks saad välja sellest meesenergiast? Tead, mul praegu tulevad kohe nagu kuidagi tahavad tulla välja need arhetüübid, vaata sa tead on ju, eks neid, paljud võib-olla on kuulanud, nagu kuulajatest ka teavad, et need naise arhetüübid on ju kuninganna, perenaine, armastaja ja tütarlaps. Ja kui ma nagu, mulle endale meeldib mõelda, et ma hoian neid tasakaalus ja siis kui ma mõtlen sellele, et ma tahaks nüüd tulla nagu hästi tugevalt nagu välja sellest meesenergiast on ju, siis nagu minu jaoks see kuninganna on natuke kannab võib-olla seda meesenergiat ja see koduperenaine, see ka võib-olla ei inspireeri mind nii palju, aga neid kaks ülejäänud on armastaja ja tütarlaps. Ma panen nagu need kokku nagu enda sees, et see tütarlaps on see hästi mänguline, et ma nagu tõesti, sa lähed nagu natuke sellesse lapse energiasse, aga mitte ja minu meelest on seal, ma lugesin just, minul oli hästi tugev selle tütarlapsega, kuna mina olen hästi nagu tütarlapselikal, siis mul oli seal hästi tugev see, et nagu kaksid just ütlema, et tütarlapsed ei ole mitte lapsik, vaid lapselik. Ja lapselik ja samas nagu läbi naisenergia, vaata sa paned sealt natuke seda sükest armastajat, ehk siis nagu vallata või see natuke nagu nooti või ma ei tea, kuidas seda üleannetu siis või nagu seksikas ja et sa oled nagu naine, aga sa oled nagu hästi mänguline. Mänguline naine. Ja vaata see on nagu see koht, kus nagu mina, kui ma selle peale mõtlen või nagu enda välja nagu ütleme häälestan sellele, et siis ma olen nagu kohe väljas sellest nagu meesenergiast, et siis nüüd tahaks midagi, ma ei tea, mingisugust lollust teha või natukene nagu mitte olla nagu nii selline korralik ja nagu võtta seda elu on raske. No võtta on ju, et see nagu aitab hästi. Väga hea, nii peab. Aga tegevustest on muidugi selline tantsimine, eks ole, mis on hästi naiselik asi. Eks tantsimine tegelikult hästi paljudel naistel ma vaatan, et tegelikult on see kontakt naisenergiaga. Ja, sest et juba kui hakkad nagu liigutama ennast vaata, siis tegelikult ongi nagu, pead tulema kehasse on ja siuke nagu kohe hakkab sealt ja mina hakkasin sellepärast näiteks salsat tantsima, üldse nagu Ladina-Ameerika tants, et salsa, bachata, kizomba just sellepärast, et saada nagu saada sellisest nagu tublist hakkama saavast meesenergiast välja ja lihtsalt lubada, sest et paaris tantsud on siuksed, et ma ei saa seal mitte sekunditki ise juhtida, siis on kohe paar tahtsin just selleni jõuda, et tegelikult, et me ei jõudnudki või seda me polegi puudutanud seda sügavat alistamise teemat, on ju, et mis on natuke seotud selle samaga, et sa ei tee mitte midagi, on ju, et sa nagu alistud ja siis tegelikult need salsad ja Ladina-Ameerika tantsud, ma olen ka käinud 1-3 aastat nagu mingi vahepeal, et mul oli ka see täielik selline heas mõttes šokk, et nüüd tule nüüd sellest meesenergiast ikka täielikult välja, sa pead usaldama, sa ei saa muidu tantsida, sa pead täielikult usaldama. Ja mitte lihtsalt see, et ei saa tantsida, vaid kohe läheb nässu kohe. Kohe, ma olen kohe, nii kui ma hakkan ise seal juhtima,
siis nagu kas mees ütleb, et kuule, sorry, ma ei saa vaata või lähevad sammud sassi või mul pööred läheb valesti või no mis iganes on ju, kohe läheb nagu nässu kohe. Et tegelikult see on väga hea nagu selline mudel, nagu kuidas üldse nagu naise meesenergia dünaamika toimub, noh suhtes ka, et kui naine on täielikus naisenergias, siis ta ongi niimoodi, et sa lased ennast juhtida, mees juhib nii-öelda nagu suhet on ju, aga sina oled ju see nagu jumalanna seal, ega sa ei ole mingisugune see alandlik nagu mingisugune alistuja, vaid sina oled nagu see, kes nagu tegelikult kantakse kätel, aga nagu sa lased ennast juhtida, et seal on siuke hästi peen nagu dünaamikast, tegelikult väga paljudele naistele hästi trigerdab või käivitab see, et mis mõttes ma pean nagu alistuma või mis mõttes nagu... Mina olen seksuaalselt seda alistumisest saadavat jõudu või väge just nagu tajunud eriti. Ma lugesin Teide, oli äkki see, mis on see seksuaalsus, tõeline seksuaalsus. See, mis on naistele mõeldud. Lugesin seda, seal ta nagu nii palju vaata räägib seda ikkagi nagu alistumine mehe jõule. Ja siis, kui ma hakkasin nagu seksuaalses pooles seda nagu siis, ma ei tea, katsetama või proovima, et okei, mis see siis tähendab päriselt. Ja siis mul oli ka see koht tuli, et kui ma nagu alistun, et siis ma ju nagu justkui annan oma väge ära ja kui ma alistun teisele. Ja siis, kui ma nagu läksin teadlikult sinna, et okei, nagu teadlikult selled vastuvõtmisse on ju? Vastuvõtmisse ja vastupanu puudumisse on ju. Siis ma sain aru, kui väga tegelikult, kui mina alistun, kui väga tegelikult ma just saan nagu jõudu juurde, kui palju saab teine sellest jõudu juurde, kui ei ole sükest nagu et kui minu meespool ei taha minu partneriga võidelda, siis see, et mis sealt nagu kõik võib tulla. No muidu on ju nagu 2 meest voodis või noh nagu. Ja ma märkan ka näiteks seda sükest autosõidu puhul, et kui mees on roolis ja mina istun kõrval ja kui mina tahan hakata teda õpetama, siis ma saan aru, et okei, minu meespool või nagu konkureerib praegult siis selle mehega seal. Et aga tegelikult nagu, kui ma lähen enda naisenergiasse, siis mul on ükskõik, on ju, ma tean, et ta annab endast parima ja mina saan samal ajal nagu nautida, kui ägedad on pilved ajas. Aga vaata, see ongi nagu nii kahju, et meie kogu ühiskond on tegelikult meesenergias, on ju, no väljaspool me oleme tegutsemises ja me oleme meesenergias ja keegi tegelikult ei õpeta meid olema naisenergias, et see on hästi loomulik on meil olla kogu aeg meesenergias ja siis noh, kõik see, et oi, et mis see ego siis teeb, et kui mina nüüd noh, ütleme, kuidagi moodi alistun on ju, aga kui minna nendest ego mängudest välja, siis on see alistumine hoopis teisel tasandil. Ja, et see nagu, sellel mündil on nagu, et ongi see alistumise münt ja sellel on 2 väga erinevat külge. Üks on ego pool on ja teine on nagu see tõelise nagu naise väe pool. Et sealt läbi selle sa tõused või sind tõstetakse, mitte ei suruta alla ja hirm on nii suur. Hirm on nii suur, sest ma räägin, sest läbi ego me näeme või läbi mõistuse me näeme ainult seda poolt, kuna me kardame seda allasurumist, me näeme ainult seda, aga tegelikult on hoopis see teine pool. Mul oli Facebookis oli pikalt üks see cover foto oli see, et linnud on nagu selle liinide peal on ju. Ja siis üks nagu küsib, et inglise keeles selle üle kätte põhimõtteliselt, et vist õpivad nagu need väiksed alles lendama, et mis siis on, kui ma kukun. Ja siis neil küsib, et aga mis siis, kui sa hoopis tõused. Ehk siis, et ongi, et me justkui peame nagu mingil hetkel nagu kuidagi alistuma sellesse usaldusse. Et siis tõused. Ja siis me saame tõusta. Justkui nagu, vaata paljudel toimub see mingi ärkamine või selline hästi tugevad muutused elus murdumise hetkel. Pärast seda, kui mu mõistus või mu ego või kõik see nagu on väsinud vastupanust ja me murdume, me alistume, me nii-öelda kukume. Ja siis selle asemel, et kukkuda sinna pimedusse, me tegelikult hoopis kukume, tõuseme valgusesse. Et tegelikult ka see pimedus, see kukkumise hetkel tuleb see ka vastu võtta. Sest et see võibki kesta mingi aeg. Et nii palju, kui sul on vaja läbida, et tekib alati nagu see selline nagu tühjust, kus uus hakkab looma. Et selline
nagu potentsiaalide tühjus on ju, mitte see tühjus, kus nagu on selline külm ja kõle on ju, ja vaid seal on kõik selles tühjuses on kõik see selline potentsiaal olemas ja kui sellesse lihtsalt lõdvestuda ja seal olla nagu, et siis sa sealt tõused. Aga et selles on ka väga väljakutsuv olla selles tühjuse hetkes, kui sa oled mingisugust oma muutused kõik ära teinud ja midagi veel ei ole tulnud ja sa ei tea, kus sa oled, sa oled veel segaduses, siis sa tahaks minna kohe hullult tegutsema. Noh, ma ise kogesin sest seda. Sest et see vajab nii suurt usaldust, nii suurt usaldust. Ja see paigal niimoodi kõik peale, et sealt läbi. Ja siis vist ongi sellisel hetkel ongi see, et on nii hea, kui on mingid praktikad, mida teha või mingid, ma ei tea, grupid, kus käia, mingid sõbrannad, kellega rääkida, mingid terapeudid või teraapiad, millele nagu natukene toetuda, et me oleme nagu tugevad ja võimsad ja väekad ja saame tegelikult suurest, et kui me ei räägi endale seda, no ma saan aru seda, et kui me räägime seda lugu, et selleks, et saada hakkama, mul on vaja välist abi, on ju, siis see on järjekordne lugu, mida me räägime. Ja siis ma annangi oma väe ära kellelegi terapeudile või teraapiale, et ennast hoida joonel, on ju. Aga samal ajal ma ikkagi tunnen, et mingitel hetkedel me ei pea mängima seda märtrit, me ei pea olema nagu, et ongi, et kui me oleme nagu nii suures muundumise protsessis, kui meil on mingid nagu, ma ei tea, aastakümneid räägitud hirmud aktiivsed, enne kui nad saavad lõplikult ära lahustuda, et me ei pea olema kogu aeg nii tublid ja tugevad ja ise kõigega hakkama saama ja hoidma seda sükest pingutatud naeratust näol ja aga vaata, see on ju ka samamoodi lugu, et ma ei ole piisav, kui ma nagu küsin abi või nagu, et see mõlemad pidi on lugu, et aga see ongi see, et sa ei jää nagu sinna kinni, kui sul ei teki sõltuvus, siis sa võid ju kõike elus teha, nagu, et lugu on või see nii-öelda selline lugu, mis hakkab sind takistama, on see, kui sa jääd nagu, tekib sul sõltuvussuhe, eks ole, sinna, et igal juhul toetus on hästi vajalik, nagu kui sa mingid muutusi läbid või omal oled, hakkad seda aususe teed minema ja enda seda naise väge, täpselt kui me jõuame jälle nagu jutuga tagasi sellesse laagritesse, naiste laagritesse, mis mul on siis olnud, et seal see, kui need naised, ütleme, meil on seal 15 naist umbes ja kui need kõik hakkavad, meil on see isegi pikemalt ka 5 päeva peaaegu, et kui kõik hakkavad nagu avanema ja need, kes on nagu sellised aeglasemad ja võib-olla midagi ei avagi nii-öelda ja viimases lõpuringis nad räägivad võib-olla mingisuguse sellise asja, mida nad tegelikult on nüüd läbinud ja kõik see lihtsalt läheb see nii suureks see vägi, et seda ei saa nagu alahinnata, et me üksi oleme võimsad küll, aga koos me oleme ikkagi mitte nagu seda inimeste arv korda võimsamad, vaid mitusada korda võimsamad, et öeldakse, kui sa 2 nagu kehas olevat energiat paned kokku, et see ei ole nagu 2, 1 + 1 on 2 on ju, nagu see vägi lihtsalt, see koos vägi läheb nagu nii võimsaks ja siis ongi seal see väli paneb juba ise laeb ja läbi selle saab tõusta. Räägi nendest, nägi see, sul nüüd tuleb oktoobri alguses, oktoobri esimene nädalavahetus. Jaa, tuleb on sul seal vabukohti veel? Jaa, mõned on veel vist äkki 2 või... Nii vähe, jah? Jaa, võib-olla pressib 3 ka nagu sisse. Aga seal on nüüd niimoodi, et ta ei ole naiste retriit, et 2 meest on seal registreerinud, aga ta on siis selline nagu jooga ja hingamisega. Aga tegelikult seal ei ole ju ka lõppkokkuvõttes vahet, et vahel on ka hea, kui on mingi meesenergia nagu toetamise, et võib-olla me ei tegele seal nii palju otseselt naiste teemadega, aga iseenda täitmisega, iseenda väega ja võib-olla just, mis mind praegu kõnetab, on see, et kuidas tulla sellest suve kaosest nagu rohkem sellisesse struktuuri, mis nagu kannaks sind sügises. Et ma ise tunnen, et see on nagu nii vajalik praegu, et sellele just kui vaatan nagu naise vägi on ka hästi selline kaos ja stiihia on ju. Ja siis tegelikult, kui mees loob nagu näiteks suhtedünaamikas, siis selle jõe sängi, eks ole, nagu selle struktuuri, siis see naine saab nagu voolata on ju. Et siis ütleme, praegu energeetilisel tasandil me teeks nagu samad sellele tohutule loovale väele, mis nagu praegu on, tahaks natuke mingit struktuuri ja siis et see aitaks
tuua sind jälle ree peale, et see ikka 3 päeva, noh meil ei ole pikalt, et reedest pühapäevani oleme seal Saaremaal minu selles joogatalus. Nii ilusas kohas, on küll ilus jah, et olen ise ka. Aga sul tuleb midagi veel või kas see on praegu või sul on veel mingit asju tulemas? Ei, praegu nüüd tegelikult olen teinud ka retriite välismaal. Ma nii tahtsin siin Marokos ja tundus nii ahvatlev. Ja no praegu me lükkasime selle nüüd järgmisesse kevadesse, et see nüüd 2 korda edasi lükatud, noh on nagu on, eks ole, et ma üldse ei muretse selle pärast, et need tulevad õigel ajal, et see saab kindlasti olema ka võimas, et mul tegelikult see loomisenergia on seal niimoodi siuke rada on taga, et ja siis ükskord olime Hispaanias tegime, et need on ka noh, väga ägedad, aga praegu on selline tunne, et peab olemagi tegelikult Eestis ja peab looma siin ja peab tulema ise noh, enda juurtega maha, enda keskmesse, et siis noh, ei ole sul mingit, sa ei lähe hirmu, sa ei lähe kuskile mingisugust jamadesse, mis iganes siin sügisel juhtub, et sellepärast on ka see noh, hästi vajalik, nii et kui sa nagu tunned veel, sa kuulad, et nagu väga kõnetab, et siis nagu saab kirjutada. Jaa, mina täiega mõtlesin, et mul on ju nii palju naiskuulajaid ja tegelikult ka meeskuulajaid, sest et ongi mehed ju võivad ka tulla, et ma ise tahaksin tulla sinna ja siis ma just mõtlesin, et äkki on keegi kuulajatest, vaatajatest veel tahavad tulla. Ja kui on nagu huvi suurem, sest eks ma tahaks teha ilmselt nagu veel, võib-olla tuleb sügisel veel, et mul praegu veel ei ole nagu täpselt paigas, et kuidas nagu see graafik tuleb, aga jaa, nagu vaatame, et kuidas ta nagu lood. Järul kirjuta näiteks mulle, kui sul on huvi ja siis saame vaadata, et sellise väikse sooduka, nagu ta oli podcasti kuulajatele. Et muidu on see siis reedest pühapäevani 250 €, et siis pakkumine 200-ga. Kuule jumala palju veel soodukas. Ja meil on nagu hästi äge nagu söögihallides seal, kes teeb sellist hästi päikese toortoitu ja noh, igal juhul sa saad olla nagu täidetud ja toidetud ja nagu terve keskkond, vaata see keskkond on nii, mis nagu väga toetab, on ju, ja igal juhul 2. kuni 4. oktoober ma saan aru, et paar kohta on veel vabad ja sinu kodulehe igasugused info ma panen siia juurde. Kui sa kuulad seda Spotify'st või SoundCloud'is, siis igal juhul selle kirjelduses on nagu olemas, aga tegelikult sa võid öelda, sul on see Bliss Yoga, kus nad leiavad. Jaa, ma teen tegelikult nüüd online'is ehk siis esmaspäeva ja kolmapäeva hommikuti 9-10 ja sa võid tegelikult vaadata järgi teha neid igal endale sobival ajal, et on nagu kas nädala ligipääs, eks ole, või siis nagu kuu ligipääs, paljud ostavadki kuu aega, sul on ligipääs sinna, sa võid iga päev teha või siis nagu live, et tegelikult see koroona ajal nagu tekkis see nii-öelda kanal lahti, et hakkasin proovima, et kuidas seal, see on Facebooki live siis ja ta toimib nagu väga hästi, et tegelikult see energia ühendamine ei nõua füüsilist ruumi, et väga hästi nagu saab sealt endale sobivus kohas teha. Ja meil on siis see Bliss Yoga on siuke tund aega ja seal siis on natuke hingamist ja natuke siukest iga kord on mingi teema, mis ma nagu siis nii-öelda nagu võtan õhust või mis täpselt aktuaalne on, nagu see kanaldamine on väga nagu jälle naljakas sõna, et ei tea, mis võib nagu see ei ole nii esoteeriline, pigem see, et ma tunnetan, mis on nagu aktuaalne ja tõmban selle teema üles ja siis me teeme nagu harjutusi, kehatööd, eks ole, ja pärast on siis see hingamisosa natukene ja lõdvestus on ka sinna juurde, et siuke mõnus restart. Kõlab mõnusalt. Ja selle retriidi kohta nad saavad ka sealt Facebooki Bliss Yoga leht. Tegelikult Facebooki leht on siis Om Open Mind ja seal on siis nii nagu need hingamisteraapiad kui retriidid ja siis Om Open Mind on siis see Facebooki leht, kus saate infot Katrini tegemiste kohta ja ma panen kindlasti siia video siis sinna kirjeldusse ka kõik need lingid ja kui tahad, kes jõuavad veel kiiresti, kes tahavad tulla sinna oktoobri alguses sellele retriidile Saaremaale, siis ma saan aru, et 250 asemel on umbes 200-ga, nii et nii magusoodu sind on siis ka, kui sa kasutad Dalid või nagu mainid, et sellest saatest, sellest podcastist sa said seda infot. Mina ise plaanin tulla. Väga äge. Oled väga oodatud. Ja ma olen nii, selles mõttes ma pole ammu käinud kuskil ja et ongi, et mul on ju 1. oktoobril sünnipäev ka, nii et siis ma just mõtlesin, et ma teen sel aastal endale sünnipäeva kingituseks hoopis sellise. Super.
nädalavahetuse iseendaga ja samas sellises nagu grupis, et enda teemadega või nagu tegeleda. Äge, tore, mul pole õrna aimugi kaua me rääkinud oleme, täielik usaldus. Täielik usaldus. Aga tundub, et saime räägitud. Ja väga huvitav vestlus. Mul on endal isiklikus plaanis just see naise mees energia teemad just hästi aktuaalsed, nii et väga loogiline, et me nendest asjadest rääkisime. No tegelikult neid teemasid võib aretada palju ja et mul on ka just ka mingid süsteemid loodud, et kui ma teen nagu mingid töötubasid või asju on ju, ja praegu me lihtsalt lasime vabalt voolata ja tuli, mis nagu tuli on ju, et aga ja siis tuli see, mis tulema pidi. Tuli see, mis praegu pidi tulema ja ma olen kindel, et nii mõnigi kuulaja või vaataja pidi siit kuulma mingit ühte lauset või mingit mõtet või mingit seletust või selgitust või harjutust või mis iganes. Et see, nii see tavaliselt on. Nii et aitäh sulle tulemast minu saatesse. Ja aitäh kutsumast, nii äge, mis sa teed, super. Aitäh. Ja aitäh sulle kuulamast, aitäh sulle vaatamast, jaga seda saadet, saada seda oma sõpradele, pane like, vasta sellele, nagu jaga tagasisidet ka mulle või Katrinile. Alati on tore kuulda, kas puudutas, mis puudutas ja aitäh sulle. Aitäh minu poolt ka.